Jõulude põhiline mõte peaks ju olema rahu ja hoolimine. Ja tegelikult on see ka kõige suurem kingitus, mida jõulude ajal kinkida saab. Rahu ja hoolimine kas siis perekonnas, tööl või tegelikult kogu maal. Ja kõik kingitused, mida jõulude ajal tehakse, peaks ikka tulenema nendest kahest asjast, rahust ja hoolimisest. Kõik kingitused, mis on tehtud ilma rahu ja hoolimiseta, ei olegi justkui õiged kingitused. Samamoodi nagu need kingitused, mis on tehtud suurest murest. Lihtsalt murest, et midagi inimesele kinkida. Pigem jätta need murekingitused kinkimata ja kinkidagi see rahu ja võib-olla mõni lihtne perekondlik söömaaeg, kus kõik on üheskoos ümber laua ja ollakse koos ja räägitakse häid lugusid. Muidugi võib jõuludeks kinkida ka kellegile kodu. Näiteks nagu minul on põlvede peal Leenu, varjupaigast võetud koer ja ma olen talle kinkinud kodu, aga kui te kellegile kodu kingite jõulude ajal, siis ärge kinkige ainult jõulude ajaks. Raamat Tulbid ja bonsai on mingis mõttes kingitus mulle endale. Kingitus minu kuulajate poolt, sellepärast, et selle raamatu mõte sai just minu kontserdi kuulajate poolt minu pähe pandud. Kuna nad tahtsid neid lugusid, mida ma räägin laulude vahele, lugeda paberkujul. Ja siis ma hakkasin varakevadel seda raamatut kirjutama ja lõppkokkuvõttes tuli välja nii, et raamatusse läksid ainult mõned päris kontserdilood. Ma arvan, et see on väga hea jõuluraamat kogu perele koos lugemiseks, sest need on jõululood, mida tuleks lugeda pigem ühe kaupa, mitte järjest ja rabistades. Ja põlvedel tal Brüsseli Griffon